Tere tulemast, head konservaatorid ja konserveerimise huvilised. Hästi lähedale pean panema. Mul kästi mikrofoni kasutada, kuna muidu ei salvestu. Aga minu häälest peaks ka ilma mikrofonita kõlbama. Ma teen, ei salvestu ju. Et tere tulemast siis 5. teaduskonverentsile, mis on konservaatorite ühingul täna kohe praegu käimas ja kavas. Ja meil on hästi palju põnevaid ettekandeid ja päeva esimene pool siis sisaldab endas pärandile suunatud ja muinsuskaitsega seotud temaatikat. Esinevad meile 3 graatsiat järjest, jäävad õigetesse aegadesse. Meil siin on erinevaid sunnimehhanisme, kuidas me saame ajaületajaid natukene nihutada. Mina muidugi aja ületamisest olen hea rääkija, ma võin tund aega ka ületada ja siis teen süütud silmad, et mis juhtus. Et annaksin kõigepealt sõna. Marike Laht, palun tuleb, räägib 7 sõnaga, avab meie suurepärase konverentsi ja siis esimese ettekandena kuulete siis Marju Koivupuu etteastet. Aga praegu siis Marike Laht. Tere hommikut! Mul on hea meel näha teid, kallid kolleegid, konservaatorid, muuseumite töötajad, muinsuskaitsjad, muinsushoidjad, muidu sõbrad, kõik, kes te olete huvitatud siis sellisest asjast nagu meie tänane seminar. Tegelikult, kui hästi aus olla, siis on nii-öelda väga raske olla originaalne oma seminari teemade väljamõtlemise ja kõige sellega, eriti kui on teada, et see 2018. aasta oli kultuuripärandi aasta. Aga see, et meie seminar või konverents, nii nagu siin Viljar väga kenasti ütles, kannab just sellist pealkirja, nagu ta kannab. See mõte tuli juba eelmisel aastal ja see tähendab vähemasti minul tekkis nagu see probleem pärast seda, kui enne eelmise aasta kohalikke valimisi siin Tallinnas, ma usun, et enamus teab ja küllap nii-öelda, et kõik tegelikult ju teavad ja kuulsid seda ja nägid, see oli see sama tore juhtum, kui linnahalli üks sein sai järsku hästi värviliseks. Et see on täpselt see koht, kus sa vahetevahel nii-öelda inimesena sa võid ju vaadata, et jube lahe, eks ole. Ja sealt samast, et inimesena, kes sa töötad konservaatorina või pärandi hoidjana või kaitsjana või kes iganes või inimesena, kes sa hoolid pärandist. Siis sa mõtled, mis asi see nüüd oli? Kuidas niuksed asjad juhtuvad? Et meil oli tegelikult eelmine aasta juba korraks kavas nagu tekitada üks selline, kas ümarlaud või vähemasti rääkida sel teemal, sest ma arvan, et konservaatorite ühing on just täpselt see koht, mis peaks omama mingisugust, ütleme, ühtset hoiakut või vähemasti meie kõigi käest, meie käest ka individuaalselt küsitakse, et mis sa sellest arvad? Et siis ei tohiks nagu see oma isiklik esimene emotsioon, ei ole kihvt, eks ole, et see ei tohiks nagu läbi kumada, et peaks olema see sama, et professionaalne suhtumine sellesse. Selle aasta oktoobri viimastel päevadel toimus Vabaõhumuuseumi, Tallinna Ülikooli ja Muinsuskaitseameti koostöös üks väga tore seminar Quo Vadis pärand. Ja mulle väga meeldis see, kui selle avasõnades Siim Raie ütles sellise, ma ütleks, et väga märgilise lause, et inimestena me ainult arvame, et me teeme ratsionaalseid otsuseid. Et sellel hetkel mulle tõesti lõikas see nagu kõrve, mõtlesin, et aga tegelikult ju nii ongi, et me püüame teha ratsionaalseid ja ma loodan alati, et konservaatoritena me teemegi ratsionaalseid otsuseid. Aga kas nad siis ikka alati on? Et ma tahan väga loota, et meie nagu oma igapäeva selles teeme ratsionaalseid otsuseid ja selleks, et me saaksime siis vaadata, kui ratsionaalsed on meie otsused olnud ja kas me oleme neid teinud, et on mul hea meel praegu siin seistes kõva häälega öelda, et meie 11. triennaali
tehtud salvestused, juba nii-öelda peaaegu pool on üleval YouTube'is ja on leitavad, et pärast selle seminari lõppu, Sille paneb üles ka need lingid, kust koha pealt need leiab ja lähevad üles absoluutselt kõik, nii et selles suhtes see ratsionaalne otsus, et need peaksid olema kättesaadavad, leiab juba teostust. Aga kuna me ei saa vaadata ainult selja taha, vaid peame vaatama ka ettepoole, siis selleks, et meie ühing saaks tegelikult nagu tegutseda, oleks meil vaja, no kuidas ma ütlen, igapäevast toetust, lisaraha nii-öelda. Et selleks, et sellised asjad nagu toimida saaksid, peaks ühing praegu tegelema või tulema kokku või vähemasti aktiiv tulema kokku ja mõtlema välja nii-öelda ühingu arengukava. Eks selle tähendab, milleks me oleme, mida me tahame, mida me anname, mida me teistelt ootame. Ja mul on nüüd selline, nagu öeldakse, jälle hea võimalus siit suurele saalile hüüda, et kes tunneb, et ta tahaks osaleda selles ühingu arengukava väljatöötamises. Andke endast teada, te ei pea praegu tõstma kättega karjama ka häälega, mina tahan. Vaid andke teada, andke juhatusele teada, sest me komplekteerime, et meil on küll nagu mõned mõtted, kes võiksid seda arengukava nii-öelda vedada, et ta saaks nii-öelda asine ja meil tõesti oleks võimalik siis nii-öelda püsirahastust saada. Aga kõik soovijad, kõik on väga teretulnud ja oodatud. Konserveerimine ja pärandiloome on omavahel väga kaugel, kuid samal ajal väga seotud. Nii et ma arvan, et ma nagu rohkem ei raiska seda meie aega, vaid nii nagu Viljar väga ilusasti siin juba sisse juhatas, Marju, et olegena see koht siin on nüüd sinu ja ma soovin, et meil kõigil oleks täna väga kena, väga töine, väga asine päev ja pärast seda, nagu te teate, on see kergem osa, saab veel külastada näituseid. Aga aitäh teile! Tere hommikust, head inimesed! Nii, alati. Jah, kui sa oled 1,60 m, siis paraku tuleb teha sedasi. Mul on tegelikult väga hea meel teie ees seista, aga samas mul olid mõningased kõhklused sellepärast, et pole ma ju konservaator selles mõttes, et ma midagi väga oma kätega teeks, võib-olla rohkem, nagu ma tavatsen öelda, et ideoloog. Ja 2018 on meil siis kultuuripärandi aasta, mitte ainult Eestis, vaid Euroopas. Eestis teadupoolest oli ta mõni aeg tagasi, kus me hästi palju sellest rääkisime. Ja see teemade ring, mis kultuuripärandit puudutab, on minu jaoks väga mitmel tasandil väga lai. Ma panin siia ka nii-öelda selle ametikoha, see tühi tähendab mitte seda, et kott on tühi ja ei seisa püsti, vaid Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, mille all on siis ka veel mõnda aega Maastika kultuurikeskus, kus me tegeleme ka maastikupärandiga. Ja nii mõnelgi puhul on tulnud selle elu jooksul, olles looduslike pühapaikade eksperdinõukogus või seda vedades või tehes muid töid, anda vastuseid, kommentaare ja ka selgitusi sellistel puhkudel, et mida selle pärandiga ikkagi teha, kuidas see pärand kujuneb ja kas ja kuivõrd me saame nende emotsioonidega toime. Ma tsiteerin siin praegu kõigepealt Võrumaalt minu sünnikandist, sealt Läti piiri äärest Hargla Karula kandist pärit Jaan Latiku mälestusi. Ja võib-olla see tsitaat ehk annab aimu sellele, millest me 21. sajandil oleme hakanud rääkima, sest sõna kultuuripärand või ka, nagu metsamehed ütlevad, pärandkultuur, mis osundab siis inimese nii-öelda jälgedele, on nad rohkem ja vähem nähtavad või nähtamatud maastikus. Me oleme hakanud sellest rääkima. Ja kui ma vaatan tagasi meie rahvaluule kogumise lugu, siis on kaks minu jaoks ilmselgelt äratuntavat tendentsi. 19. 20. sajandi vahetusel me kogusime rahvaluulet Jakob Hurda ja paljude teiste toonaste eestvõttel, hakkasime koguma kõikvõimalikke vanu esemeid, mida need peegeldasid. Need peegeldasid arvestatavaid murranguid meie ühiskonnas, kus vana talupojakultuur, mis kihelkondlikku
nii-öelda asustust arvestades oli märgatavalt hakanud murenema, võeti omaks uued linlikud eluviisid, hakati kasutama kõike seda, mida tööstuses toodeti ja palju. Toome siin, ma võin tuua palju näiteid, kui ma hakkan neid näiteid rääkima, siis mind tuleb siin paari härgadega ära viia. Et see elulaad muutus näiteks niivõrd, et ma oma enda perepärimusest on meeles, kuidas 1920-ndatel peeti Võrumaal talupojapulmi ja vanad naised ohkisid ja puhkisid ja ütlesid, et see minias ei kõlba küll mitte kuskile, et mis temast saab. Kujutage ette, ta oli oma äiale ostnud ülikonna riidepoest, mitte kudunud seda ise. Nõndaks. Samas on see, et kõik see tolleaegsete murrangutega pärinevad materjalid on meil suuresti kirjeldatavad, sest nagu te siit tsitaadist loete, foto või nii-öelda visuaalset pärandit on suhteliselt vähe ja nagu me loengus ka üliõpilastega sageli tõdeme, me ei ole kogunud, tollel ajal ei taibatud koguda seda konteksti, kust inimene on need teadmised saanud, mida ta on lugenud, mis on olnud tema eeskujuks. Me oleme kokku kogunud hästi palju materjali ja me püüame seda nüüd interpreteerida. 20. 21. sajandi vahetusel toimusid täpselt samasugused murrangulised muutused. Eesti jaoks ju ka, me pääsesime taasiseseisvusime, me oleme Euroopa Liidus, me üritame saada eurooplasteks, kes on eurooplane, mina täpselt ei tea, öelge mulle ka, kui te teada saate. Ja vaieldamatult vaimne ja materiaalne kultuuripärand on 21. sajandi teema. Kuidas ja kas üldse me saame vaimset materiaalselt lahutada, minu arvates on see väga keeruline ja võimatu. See meenutab nõukogudeaegset humanitaaria ja ajalooõpet, kus folkloristid õppisid, filoloogid õppisid folkloristikat, aga ajaloolased õppisid etnograafiat, aga need on minu arvates ühe ja selle sama anuma kaks eri külge ja need pusletükid oleks tulnud kindlasti kokku panna. Kui vaatame nüüd siis nii-öelda lähiajalukku, siis me tõdeme, et vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsioon võeti 2003 vastu, Eesti ühines 2006 ja kui te panete tähele, siis aasta tagasi oli juba 175 riiki, mis on sellega ühendunud või liitunud. Mis omakorda tähendab seda, et iseäranis väikeste kultuuride kontekstis see kultuuripärandi säilitamine, ükskõik kui laiana me seda ei käsitle, on hästi oluline identiteedi seisukohalt. Sest eks me ikka tavatseme öelda aeg-ajalt, et meie eestlased ja kui mõni teadlane nuhib välja, et see või teine kultuurinähtus või ese on tulnud meile ja saanud meile omaseks kultuurikontaktide kaudu, siis mõni ortodoksne nii-öelda rahvuslane heas mõttes tõuseb püsti, aga mulle on öeldud, et teate, kõivupuu, te rikkusite kõik ära, kas meil mitte midagi oma ei olegi. Et mis on see, mis oma on, kuidas me seda määratleme ja arvasta ka lähtuvalt sellest, et globaliseerumine puudutab iseäranis väikesi keeli ja kultuure, mis on marginaalsed, mis ehk ei paista oma atraktiivsusega väga silma, siis seetõttu ka see kultuuripärandi aasta teemaks sai. 2 aastat enne seda said siis Krakowis kokku Euroopa riikide kultuuripärandi ümarlaud, mul oli au seal viibida ja me rääkisime jätkuvalt ikka nendel samadel teemadel, millel ma siis hästi põgusalt ka täna püüan peatuda, mis õigupoolest see kultuuripärand on, kuidas see tekib ja kuidas erinevad inimesed saavad aru kultuuripärandist ja mis puhul ta siis on koormav. Te saate vaadata neid kodulehekülgi, ma usun täiendavalt ise, et sellele ehk aega ei kulutaks. Seda, et kultuuripärand on ta siis vaimne või materiaalne, selle määratlemine on suhteliselt subjektiivne, seda illustreerib, ma arvan, kõige kujukamalt järgmine pildipaar. Ülemine nimelt kujutab meie rahvamuusikuid kusagilt sealt 20. sajandi algusest, see on Lelle kandis posti pandud, siis postkaart, säherdusi oli võimalik osta ja neid on võimalik tänapäeval hankida antikvariaadist. See kujutab siis meie nii-öelda rahvamuusikuid ehtsas kontekstis. Ma ei taha siin vihjata meie poliitikutele ega meie riigi alkoholipoliitikale, aga tõenäoliselt see foto seal üleval ei sobiks
illustreerima teemat, kui me räägime rahvamuusika järjepidevusest Eestis, muusika järjepidevusest Eestis, ega samuti siis pillimeeste elulaadist, ega võib-olla äärmisel juhul sobib see illustreerima seda, et missuguseid pille kasutati. Aga võimalik, et see foto põhjendab sedagi, miks minul lapsena lõõtspilli mängida ei lubatud ja öeldi niimoodi, et see ei ole tütarlaste rida. Kui sa tahad pilli mõppida, võta viiul või kannel, aga näpud eemale lõõtspillist. Kui me nüüd vaatame seda alumist fotot, siis ma usun, et kõigil tekib härduspisar, me ütleme, et oi kui nunnu, eks ole, väikesed armsad lapsed mängivad meie rahvamuusikat, nad hoiavad pärandit, see on nii tore, see on nii armas, see on nii kohutavalt ilus, eks ole, vaat niimoodi peavadki asjad käima. Nõus minuga, eks ole. Võtame järgmise pildi veel. Ma soovitan vaadata seda ülemist fotot, kus muuseas on näha ka natukene peresuhteid, jälgige seda vanaprouat Pulma pildi keskmes, kes tõenäoliselt kõige paremal moel illustreerib sugukondlikke suhteid ja annab edasi sedagi, kes tegelikult siis suguvõsas või perekonnas tõeliselt asju otsustab, eks ole, pruut on niimoodi surutud kergelt tahaplaanile ja hoiab kaitsvalt oma tulevase mehe varju. Nõndaks, nii, ja kui me vaatame seda alumist fotot, mis on mul mõni aasta tagasi tehtud Setomaal, siis mida me märkame seda, et väga paljuski nii-öelda kultuuripärand või vana elulaad on saanud osaks meie argistest tegemistest kui nii-öelda selline dekoratsioon või lihtsalt rituaali pärast, kus siis Setomaa pruutpaari, kes on täiesti euroopalikes riietes, rõivastatud nii nagu peab, rituaalselt tulevad siis kummardama setolaulikud. Siia juurde maal tasuks meenutada Oskar Lutsu Tootsi pulma, kus arutatakse muuhulgas sedagi, et kas pulma peaks kutsuma kaasikud, vanad pulma laulikud või mitte. Ja Joosep Toots ise arvab, et ühe sõnaga, et ei ole mõtet vanu inimesi väntsutada, et kui seda traditsiooni ikka endam ei ole, et mis me neist tirime siia pulma, kui need tegelikult keegi ei kuule ega vaata, nad on rohkem nagu eksponaadid või kombe pärast. Lugege Tootsi pulm hästi hoolega pärandit uuriva inimesena läbi, te leiate sealt nii mõndagi. Nii et tõdeme, et ajad ja kombed muutuvad ja vanadest traditsioonidest võib ja saabki nii mõningatelgi juhtudel nii-öelda siis selline illustratsioon meie tänastes tegemistes ja võib-olla omal kombel ka sild minevikuga, mis jääb sajandite taha, ega me nende inimeste käest väga täpselt ei saa ju mõista või küsida, mida nad mõistsid, tundsid või arvasid. Meie UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas on Eestis teadupoolest, eks ole, Eesti, Läti ja Leedu laulutraditsioon aastast 2003. Ja kui te teate või olete pannud tähele, siis ka laulupeo puhul tekib alati küsimus algupärast, eks ole, kuidas me baltisaksa traditsiooni nii-öelda enda rahvuslikust organismist läbi lasksime ja tegime sellest siis midagi niisugust, mis on tunnuslik ainult meile ja meile. Räägime Kihnu kultuuriruumist, räägime Seto-Leelost, nüüd siis 2014 ka Võrumaa suitsusauna kombestik. No minu lapsepõlves ainult suitsusaun oligi, nii et ma ise tunnen ennast ka natukene nüüd UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas olevat seetõttu. Ja kui te panite tähele, siis algatatakse ka Soomaa haabja ehitust ja haabja kasutamist järgmisena UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja kandmiseks. Ja eks selle Kihnu traditsiooniga ja kõikide nende kultuuriruumidega on ka sedasi, et vahel mulle endale tundub, et me räägime nendest hästi palju, aga samas on tarvis ka noortele tutvustada. Aitäh! Klaas valget kulub alati ära. Ja samamoodi, kui sai üliõpilastega Kihnus käidud välitöödel, et uurida seda, kuidas 10 aastat Kultuuriministeeriumi toetatud programm Kihnu kultuuriruum, kuidas see peegeldub siis kihnlaste tavateadmistes ja hoiakutes, et mida see programm on aidanud toetada ja mida mitte, siis uuringu tulemusena tõdesime, et väga paljudki kihnlased mõnda tegevust arvestavad kultuuripärandi hulka ise, aga paraku need organisatsioonid, nõukogud, kes on kutsutud ja seatud siis selle programmi juures toimetama, mõningaid tegevusi selleks ei arva, näiteks üks teema oli see just Kihnu naiste kiriku laul, mida nad pidasid ise vajalikuks, et seda toetataks, aga seda pole arvatud. Samad tendentsid tulid välja ka teiste kultuuriruumide uurimise puhul, et ühes või teises kogukonnas arusaam sellest, mis on nende jaoks pärand, võib nii mõnigi kord lahkneda sellest, kuidas sellest saavad aru need ametnikud või teadlased, kes on siis kas tegelevad selle uurimisega või on seotud siis ühtede või teiste programmide rahastamisega. Mis nüüd on vaimne kultuuripärand, mis nimekiri meil ka olemas on?
nagu ma ütlesin, et põhimõtteliselt mina ise ei tahaks seda lahutada, aga vaimse kultuuripärandi alla siis käivad ka materiaalsed tegevused ja kui nüüd tsiteerida dokumenti, siis vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsiooni kohaselt on siis midagi, mis on siis seotud meie tavade, esitus- ja väljendusvormidega, teadmiste, oskustega, te näete, eks ole, tulevad juurde ka tööriistad, ma arvan, et tööriist ei ole vaimne, kui ta sul pihus on ta ikka vägagi materiaalne. Ja kõik muu, mis sinna luuakse ja samamoodi ka see, et ta kindlasti peab olema nii-öelda elav selles mõttes, et ta ei ole asetatud kuskile muuseumi riiulile või arhiivi. Ja tervitatav on seegi, et seda pärandit siiski antakse edasi. No siin kahtlemata vaimse kultuuripärandi nimistu puhul, mida ma usun, et ma vaatan korraks, kuidas siin internetiga on. No jah, kas ma näen üldse? Ega ma ei näe. Ühesõnaga, olete nii armsad ja teete selle ise lahti ja vaatate, uurite vaimse kultuuripärandi sissekandeid, siis koordineerib vaimse kultuuripärandi nõukogu, kus mul on auga olla ja samamoodi on võimalik siis taotleda sellest projektist Kultuuriministeeriumi juures rahastuse või nii-öelda taotleda oma projektidele ka 2 korda aastas või minimaalselt korda aastas raha, et neid sissekandeid teha ja samamoodi siis, no taevas hoidku, järsku ma siiski näen. Tagasi. Proovime veel korraks. Nii, vajutada 2 korda, hakkaski, tubli. Nii, ühe sõnaga siin on siis ka näha, siin on ka olemas sissekande koostamise juhendid ja vormid ja samuti, kuidas seda kasutada ja mis nüüd on selline tunnuslik. No vaatame, mida me siit toredalt leiame. Te saate seda ise siis põhjalikult uurida, aga oluline on see, näiteks laastukatuse tegemine, võtame ta korraks lahti, et kirjeldatakse siis kõigepealt. Te ei näe mitte midagi. Aga ma räägin ilusti, väga tore, hästi. Ühesõnaga, ma siis räägin teile, kunagi ütlesid üliõpilased, kui tervel Narva maanteel kadus elekter ära, et õppejõud Kõivupuu ei lasknud ennast sugugi häirida ja loeng toimus hoolimata sellest, et elektrit ei olnud. Nii, et ühesõnaga see põhimõte on siis selles, et tuleb siis seda nähtust kirjeldada, tuleb avada tema ajalooline taust, tuleb kirjeldada, kuidas see nähtus või teadmine edasi kandub ja mis on tehtud selleks, et see jätkusuutlikkus säiliks. Samamoodi on siis väga oluline ka see, kes on kontaktisikud teatud aja järel, neid sissekandeid uuendatakse, aga mida ma tahan öelda, te saate nagu öeldud ise vaadata, on see, mis tänapäeval paljuski kultuuripärandit puudutab, et infoni jõudmine on domineerivalt päringupõhine. No siin näiteks on see sama Krakowi konverentsilt, ma räägin seda pilti ka nii hästi halvasti, kui näha on, kus siis väga pidulikult, ilmselt ka seonduvalt selle ümarlauast tulenevalt kutsuti kõik inimesed kokku. Kas teie kujutate ette, et vaimse kultuuripärandi sissekandeid on võimalik teha näiteks meie Kumus, kus seintel on väga kallid ja hinnalised maalid ja ringi jalutavad siis kultuuripärandi saadikud, kellel on praetaldrikud käes niimoodi rõõmsalt ja lähevad vaatavad, mis seal seina peal ikkagi näha on. No selleks, et tõrjuda praetaldrikutega varustatud kultuurihuvilisi, selleks oli ka rakendatud hästi palju inimesi, kes vaataks, et me maalidele ja muudele artefaktidele nii-öelda liiga lähedale oma vorstikesega ei läheks. Nii et nõndaks, et aga jah, tulles tagasi on see, mida ma kindlasti tajun, et infoni jõudmine tänapäeva ühiskonnas, eriti noorematel inimestel, mis pärandiga seonduvalt on päringupõhine. Olen korduvalt ka loengutes öelnud, et Eesti jaanipäevast või jõuludest saab suurepärase uurimistöö kirjutada niimoodi tänu andmebaasidele, digiteerimisele, kõigele, mis meil olemas on. Nõnda, et ta ei ole ühtegi eestlast elus näinud ega ühelgi jaanipeol käinud. Kindlasti on meie suhtumine pärandisse rohkemal või vähemal määral emotsionaalne. On vanad fotod, mis kujutavad talurahvast omaaegsetes rahvarõivastes ja on olnud joonistused. Nagu te näete, erinevused on ilmselged ja tõenäoliselt meile meeldiks vaadata rohkem ikkagi sellist romantiseeritud, natukene ilustavat, romantilist lähenemist pärimusele laiemas plaanis. On klassika ja on teooria, klassika või klassikateooria on see, et inimesed, ühiskonnad toodavad endast või taasloovad ennast lugude kaudu.
ja kultuuriteadustes on nii-öelda fikseeritud või tõdetud see, et me tegelikult oleme narratiivsed olendid. Me taas loome ennast jutustades ja väga palju sõltub see meie identiteedist või meie identiteet saab üles ehitatud sedapidi, et milliseid lugusid me endast räägime. Kõigepealt, eks ole, meie eestlased, mis on meile väärtuslik, mis mitte ja kuidas me siis anname seda pärandit ja kuidas me kommunikeerime ka nende kogukondadega, kes jäävad väljapoole. Väga keeruline on alati esitada vastust küsimusele, et kes on meie, kas näiteks need inimesed, kelle sissetulekud on väga suured, kes võib-olla tegelevad popkultuuri meelelahutusega ja kes ajavad segamini Regi laulu ja Rehe maja, seda on ette tulnud üks regi kõik, kas need on samastatavad nende inimestega, kelle kohta me ütleme hellitavalt, et märsilohistajad ja puukallistajad ja kukeseene kuulajad või nõusutajad. Et see meie on ka midagi niisugust, mis kohe kindlasti ei laiene nii-öelda sellisele kollektiivsele minevikule ehk nagu ta võis olla mõnikümmend või 100 aastat tagasi, kusjuures ka näiteks mardipäeva aktsiooni puhul, mis 2018 nüüd võimsalt ellu kutsuti. Ma just ütlesin, et ma olen see, kes alati kõike ära rikub, et lugege 30ndate ajalehti ja vaadake, kuidas seal suhtutakse või näiteks ka maakondade koguteoseid, kus väga kriitiliselt suhtustatakse simmanitesse, mardisandittamisse ja küsitakse, et kas neid jubedaid vanu külakombeid on üldse meil tarvis elus hoida. Nii et taaskord see illustreerib tõdemust, et suhtumine pärandisse toimub nii-öelda lainetena. Aga teisalt meil on olemas mõned piirkonnad, Setu, Kihnu, Võru või mõni muu koht, mis on pärandiga seonduvalt rohkem pildil. Ja kui oli 2013 kultuuripärandi aasta, siis ühes või teises kohas inimestega kohtudes sageli ma tõdesin, et ei teata või nagu ei osata leida selle oma piirkonna niisugust tunnuslikku, aga samas ei tohiks kusagil kandis inimesel tekkida niisugust tunnet, nagu mulle öeldi, et no me oleme siin Jõgevalt, meil ei ole ju siin mingit pärandit. Tundsid ennast kuidagi nagu ahistatuna. Ja veel kord see sama tõdemus, et need on ikkagi andmebaasid ja kogud ja väga paljudel puhkudel sõltub see nii-öelda kõneisikust või siis võtmeisikutest ka koha peal, kes põhjalikult avastavad ja uurivad, mis on sellele piirkonnale iseloomulik, oskavad teha koostööd ja nii-öelda tirida selle tagalavalt või sahvrist või unustuse hõlmast siis eeslavale ette. Kindlasti kultuuripärand taas loob ennast teatavate sümbolite kaudu ja olen täheldanud ka meie kultuurikirjeldustes sedagi, et väga paljud nii-öelda korratakse. Ja vahel on mul selline tunne, et kirjeldused meie eestlaste kultuurist käivad ühtepidi, aga tegelik elu käib teistpidi, et see on nagu rööpapaar ja vahel nad ei saa kokku, et me nii-öelda stereotüübist pidevalt räägime, et vanad eestlased tegid seda, teist, kolmandat ja neljandat ja kui sa siis vaatad tegelikult või küsid üliõpilaste käest, noorte käest midagi, siis selgub, et tegelikult selline vastus Ehtsas Wiedemanni grammatikas, et kui eestlane midagi ei tea, kuidas ta vastab, on möh? Et peaasi, et seda ei tekiks. Ja samas on ka see, et tõepoolest põlvkonnad kaugenevad üksteisest üha kiiremini. Ja mitte ainult. Lugedes siin Eesti kultuuriloenguid, see on mul nii armas habemega nali, et ma pean seda teiega jagama, nagu öeldakse, muidu ma suren. Et räägin siis sellest, et missugused on meie pühade traditsioonid ja räägin siis jaanipäeva eelsest nii-öelda maale minekust ja esimeste metsmaasikate leidmist ja nende korjamisest ja rääksin muudest asjadest ka ja siis, kui loeng läbi sai, siis üks tudeng oli pärit Lõuna-Saksamaalt, tõstis käe püsti, punastas ja ütles, et teate, te rääkisite nii ilusti sellest, kuidas te korjate metsmaasikaid, aga palun öelge, mis te nendega teete. Nõndaks, vaat see on nüüd see illustratsioon, et mida see tähendab, et põlvkonnad ja elulaad. Ma ei hakka teile neid lugusid rääkima, kus lapsed viiakse looduslaagrisse ja sealt laps helistab koju. Ema, vii mind ruttu koju, sa ei kujuta ette, kus kohast nad siin vett võtavad, nad võtavad maa seest. Laps oli elus näinud, et kaevust võetakse vett ja nüüd tuletage meelde, lugupeetavad, mitu aastat või aastakümmet me oleme harjunud ostma pudeli vett. Maastikupärand, see on midagi niisugust, millega ma just nädala alguses käisin metsas. Ma näitan kohe pilti ka, miks ma metsas käisin. Minu jaoks on olnud see teema just nimelt see maastikul ja maastikus. Üldiselt on pärandiga sedasi, et kõik on väga okei, kui see ei puuduta minu eraomandit. Ühesõnaga laulge oma laule, kuduge oma kindaid, küpsetage oma kooki, siis on kõik väga hästi.
Aga nagu hakkab see puudutama minu eraomandit, siis minu elu läheb ka väga kibedaks. Ja küsimus ongi see, et kuidas siis säilitada seda keskkonda, maastikku või selliseid paiku maastikus, ühe sõnaga, kus toimuvad mingisugused tegevused või millega on seotud uskumused, mida me üldiselt siis nimetame ka kultuuripärandiks. No minu käest on näiteks küsitud, ametlik kiri saadeti, et kas kodukõues kasuva kivikalme peal tohib pesu kuivatada või näiteks, et mismoodi sellega siis ikkagi on. Või teine teema, millega ma olen hästi palju seotud, on seesama ristipuude teema, need lähevad praegu looduskaitse alla. Jah, see on veel maailmas ainukene Kagu-Eesti komme, metsamehed, eriti erametsaomanikud, ma isegi RMK-d väga praegu ei nii-öelda kuidas ma nüüd ütlen viisakalt, ei paneks nurka põlvili herneste peale, aga just nimelt erametsaomanik on see, kes, vabandust, vaatame, nüüd läks pahasti. Proovime veel korra, et just nimelt erametsaomanik on see, kes ütleb, aga mis õigusega tema tuleb minu metsa või seda tegema. Või näiteks, kui erametsa maal on siis kas mõni püha allikas või püha kivi ja kui ütleme seal nii-öelda maa või loodususuline tahab oma usukombeid täita, ta seisab ees seal, me teame, eks ole, mis on Eestis kõige levinumad kohanimed viimase 20 aasta jooksul. Eramets, eramaa, eratee ja harvematel juhtudel ka erajärv. Mis õigusega tema tuleb siia, eks ole, mida asja tema siit tahab. Ja niimoodi ongi, et need ühiskondlik-poliitilised pöörded, mis meil on toimunud, kus ühe sõnaga, et ühel ilusal päeval tohib jõulusid tähistada, teisel päeval enam ei tohi seda teha või mingeid muid tegevusi. Samamoodi kõik see loodusega seonduv, et kellele siis ikkagi kuulub nii-öelda rituaalne käitumine maastikul ja kuidas seda seadusega reguleerida, mida pole inimpõlvi reguleeritud, see ei ole mitte ainult peavalu, vaid see on kroonilise peavalu teema. Tsiteerin jälle seda sama Jaan Latikut, kes ütleb väga kenasti, et veel seisab vanakivi metsa ääres pajuvõsa sees, sealt leiavad lapsed kui ka vanad inimesed ikka ja jälle uusi ilmutusi, kui nad oskavad otsida ja lõhu meelega ära vanakivi. Eks ta niimoodi on, et meil on loodusressurssi on väga vähe, me tahame saada 5 rikkama riigi hulka, aga sealjuures ei ole täpsustatud, mis asjus või mis teemal me tahame 5 rikkama hulka saada ja mida see rikkus tähendab. Kas see tähendab loodusvarasid, kas see tähendab tõepoolest kõike seda, mida mujal Euroopas enam ei ole. Ma kunagi ei uskunud, et tuleb nii-öelda selline kolledž, kus õpitakse vikatiga niitmist ja kartuli võtmist ja marjade korjamist, aga paistab, et ma näen selle enne ära, kui mind siit ilmast ära kutsutakse. Ja teine teema on see, et kuidas selle on spetsialistidega. Ja saab küsida, et kas kultuuripärandi spetsialistide võrgustik katab ühtlaselt kogu Eesti või näiteks on nende spetsialistide nii-öelda asustustihedus Lõuna-Eestis kordades suurem. Et meie poliitika on ka kipub olema selline, et koondame nad kõik ühte kokku, sest seal nagunii ju tegeldakse sellega ja on odavam, kui kõik on koos. Aga ei tajuta seda, et on piirkondi, eriti just Põhja-Eestis, kus kultuuripärandiga tegelemine, kus on koolitust kordades rohkem vaja kui võib-olla Lõuna-Eestis, kus ka ütleme otse välja pärand ju säilib paljuski paremini seal, kus tegelikult inimesed elavad majanduslikult võib-olla mitte nii väga jõukalt. Et kuidas sellega tegelda linnalises kultuuriruumis ja tõepoolest ka seal, kus on rohkem ja vähem ka mitte eestikeelset elanikkonda, et õpetada ka neid inimesi märkama ja väärtustama seda, mis meie ümber on. Et väga lihtne on majanduslikult öelda, eks ole, me kõik teame, probleem ei ole kunagi rahas, probleem on alati selles, et raha ei ole. Aeg loob seda ja põhimõtteliselt, kui ma nüüd püüan seda juttu hakata teoreetiliselt kokku võtma, siis tõdeme, et mis on kultuuripärandi ja traditsioonide põhifunktsioon, see on kommunikatsioon. See on erinevate inimeste ühendamine ajaga või ajalooga ja samuti ühise ajalooga seotud inimeste ühendamine oma vahel. See sama, mis tekitab meie tunded. Ja kindlasti ma usun, et te tajute ja teate seda, et traditsioonid, kombed ja tavad ei kandu ajas edasi nagu mingisugune ese või asjade kogum, et tõstame nüüd jälle teisele riiulile. Vaid paratamatult iga järgmine põlvkond nii-öelda taas leiutab traditsioone omal kombel uuesti. Ma mäletan 80-ndatel, kui sai Helleros lauldud ja toonased õppejõud ütlesid meile, et vana rahvalaul on taas esitamatu või seda ei saa niimoodi kunagi esitada. Me olime kohutavalt solvunud, mis mõttes ei saa. Me käime setudega koos laulmas, me kuuleme arhiivilindistusi, mida kõike veel. Muuseas, arhiivilindistusi olid ju sisuliselt on ikka 20. sajandi alguse teema. Me olime kohutavalt solvunud, et kuidas võib nii öelda. Nüüd ma olen nii vana ja ütlen, et on õigus.
loomulikult me ei saa kunagi seda materjali nii-öelda esitada nii, nagu seda tehti sajandeid tagasi, sest meil ei ole teadmisi, meil ei ole eeskujusid, meil ei ole võimalik nende inimeste käest enam küsida. Ja vaadates näiteks popseriaali Eesti NSV tekib mul alati küsimus, et kas meie mitte ka varasemad pärandid sageli ei tõlgend enam vähem niimoodi nagu selles Eesti NSV-s, kus humoristlikkus ja üle võlli nii-öelda keeratuna näidatakse meie nõukogude lähiminevikku. Et kas ja kuidas me tegelikult seda interpreteerime. Miks tekivad probleemid? Nagu ma ütlesin, igal kultuurikihistusel on siis oma nii-öelda märgiline keel, milles siis ka selle ajastu sõnumeid antakse edasi. Ja paratamatult see on meie jaoks rohkemal või vähemal määral võõrkeel. Kas ja kui palju me saame nendest aru, kui palju me usume neid. Ja küsime siis tänapäeval tõepoolest ka seda, et mis on see, mida siis inimene tänapäeval mõistab kultuuripärandina, tsiteerides ühte Võrumaa vanainimest. Aga kui ma oma majakese muusiunnil müü, kos ma esielämänakka? Et kelle jaoks on miski, on oma argielu ja argielu keskkond, kelle jaoks on see midagi, mis on vana, mis tuleks heita üle õla, ära unustada, kellegi jaoks on see miski, mis on haruldus. Ja paratamatult, nagu minu elukogemus ütleb, võib-olla teil on ta teistsugune, aga erimeelsused tekivad siis, kui inimene peab pingutama või mingisuguseid oma plaane ümber tegema. Aastaid tagasi kirjutasin eksperthinnangut ühele pühakohale Lõuna-Eestis. Meie koha nimi oli Kalmete mägi, tekkis konflikt. Uus maaomanik tahtis sinna rajada mingisugust sellist spordirada, millel, mis need sellised väikesed igasugused maastikumasinad on, millega saab rallit sõita. Aga sealt tuli välja siis põhjasõjaaegne Kalme, küla Kalme ja sellel tegevusele pandi pidur peale. Ja ta oli kohutavalt häiritud ja mina sain siis sellise sisuga kirja, millele ma pidin vastama. Kuulge teie seal, te olete peast päriks lolliks läinud, see naaber ise ei taha seda lärmi ja sokutab minu Kalme peale neid lehmakante ja siis teie arvate, et on inimese luud. Kuulge, olge normaalsed, meil on ka Munamägi, mis te tõsiselt usute, et seal on munad sees või? Minu positsioon nõudis, et ma jään viisakaks ja väärikaks. Aga jah, nõndaks, nii et meil on väga erinevad institutsionaalsed ja argipraktikad ja ma olen alati öelnud, et kultuuripärand on väga okei ja väga nummi igasugused pärandilised väärtused, peaasi, nagu maastikul ka öeldakse, et jumala pärast mitte minu taga aeda. Kui ma ei pea midagi oma elukorraldustes, oma soovides, oma plaanides muutma, siis on kõik väga okei. Et ühesõnaga tehke ja tegelge sellega, aga jumala pärast, et see ei rikuks minu isiklikku seda sammustki. Nii et selles suhtes ma jah, meiega ja viis sõrme. Nii, et selles suhtes ma nagu jah tõden, et seesama kas või seesama ristipuude kaasus, kus mul on olnud niimoodi 30 aastat olla au, issand jumal, 30 aastat. Eestkõneleja on ikkagi väga paljuski seotud sellega, et sa muudkui kordad ja tunned, et sa ise oled kohutavalt väsinud, et kindlasti sellesse kultuuripärandi teemasse on sisse kirjutatud väga tugevasti kordamine. See mõnikord on äärmiselt väsitav, äärmiselt kurnav. Ta võtab su vaimselt nii kohutavalt läbi ja on tõesti selline tunne, et paned muudkui põmabki peaga vastu seina ja mitte midagi nagu väga ei muutu, sellepärast, et on väga erinevat survet inimestele avaldatakse ja mis teine asi on see, ma mõtlesin, kui ma kunagi pensionile jään, et siis ma kirjutan sellise raamatu nagu 101 kõige mõttetumat Eesti andmebaasi. Me oleme kohutavalt usinad kogujad ja me kohutavalt meeldib teha igasuguseid andmebaase, aga enamik andmebaasi omavahel ei lingi. Igaüks tahab üles panna oma isikliku kultuuripärandi kaardi, igaüks tahab ühe sõnaga leiab, et see on tohutult tore tegevus, aga need ei haagi, need käivad risti vastu ja siis, kui keegi, kes ei taha selle pärandi teemaga tegelda, leiab mingisuguse eriti viletsa andmebaasi või kogu, siis ta surub selle rinnale, tuleb sellega sinna, ütleb, vaadake ise, mis lollusi te teete. Eks ole, ja muud säärased asjad. Et võib-olla meil peaks olema natukene vähem andmebaase natukene või siis vähemalt need andmebaasid võiksid omavahel linkida, ühesõnaga ma võiks saada samast andmebaasist kätte laiema info, mitte ainult see, et eks ole, et need ja need asjad on, ja inimesed oskaksid teavet otsida, et koolitused ei peaks alati mitte olema sellised, et
et me näitame, kus miskit on või räägime, kuidas miski on, vaid räägime ka seda, kust otsida infot, kaasa arvatud ka kõike seda, mis on seadusandlik, sellepärast, et ega meil ju koolides ega kusagil ei õpetata maaomanikuks olemist, metsaomanikuks olemist, kultuuripärandiga tegelemist, väärtuste hindamist. See võib teinekord tabada inimest nagu külm dušš. Ja kuna ma näen ühe sõnaga, et kohe-kohe siin kõnepuldi all avaneb luuk ja ma hajun igaveseks pimedusse, siis ma otsin viimase tsitaadi ja ma jään truuks Jaan Lätikule, kelle juubelit me Karulas tähistasime. Ja ma arvan, et see on selline kena koht, mis peaks võtma välja ka pisara, sest naerutanud ma teid ju olen, aga nututanud veel mitte. Et lõppude lõpuks peab iga inimene teadma, kui sügavale kodumaa mulda ulatuvad tema elupuu juured ja kus kohast õnnistab meid ammu ära läinud esivanemate verehääl. Minul on iga kord selline tunne, kui ma sõidan või astun jalgsi üle oma koduvalla ja kihelkonna piiri, et nüüd ligineb keegi Karula talupoegi, silitab salaja mu pead ja sosistab mu kõrva sõnu, mida kõrv ei kuule, aga süda mõistab. Umbes nii, olgu õnnistatud su tee. Ja ma lõpetaksin selle suurepärase maaliga, mis ringles looduslike pühapaikade näitusel autoriteks Eestis elavad soome-ugri kunstnikud ja muidu soome-ugrilased. Ja see kujutab siis Vormsi kalmistut, kus minule teadaolevalt peaks olema kõige suurem maailma rõngasristide kogu üldse. Ja see on äärmiselt kõnekas. Kõik see, mida me pärandist ja inimestest näeme, on see ülemine pool, ehk nagu jäämäe ülemine kolmandik. Lõviosa asub kusagil seal. Ja ma arvan, et me ei tea kunagi pärandist ja selle väärtustamisest liiga palju. Ja kui keegi minu kolleegidest tuleb minu juurde, ütleb, et issand jumal, et sul on nii palju aega, et sa jaksad veel köögirätikute pitsidele hääri heegeldada, siis mina ütlen, et aga taevas hoidku, miks peaks olema mina, kes esimesena katkestab selle ahela? Las teevad seda teised. Aitäh! Suur tänu Marjule. Nüüd on võimalus küsida küsimusi. Esitage küsimusi, ma valdan suurepäraselt akadeemilist demagoogiat. Eestlase tagasihoidlikkus on ikka hämmastav. Käte meri on metsik. Ja ma näen seda, jah. Muuseas märkate, et lektor on siin, eks ole, jah? Meil on ka vool olemas täitsa. Ja Piret? Tuleb küsimus. No kõigepealt tuleb kiita iseennast. Väga hea andmebaas tegelikult on vaimse kultuuripärandi nimistu, sellepärast, et need sissekanded saavad spetsialistide ringi poolt alati läbi vaadatud ja kontrollitud ka seda tausta. Ma puudutan nii-öelda oma valdkonda ja saavad ka uuendatud ja kontrollitud, et näiteks rahvakultuuri vallas ma vähegi püüan ka oma üliõpilastel soovitada kasutada näiteks mitte Wikit, mis on väga ebaühtane. Loomulikult ma kasutan muisi, loomulikult ma kasutan kõiki selliseid andmebaase, mis on nii-öelda meie digimeediad, neid on väga palju, aga on tõepoolest selliseid nii-öelda oma algatuslikke asju, mis pannakse ülesse ja mis ei lingi ja mis on läbi mõtlemata. Hea andmebaas on see, mis osundab ka teistele ja mis ikkagi on käinud natukene kontrolli läbi ja kus on näha, et ta on ka uuendatud. Näiteks minu jaoks ei ole väga hea andmebaas, kalendripärimuse andmebaas Berta, mis on uuendamata ja mis on kiiruga sisse kantud, aga mida hästi palju ajakirjanikud tsiteerivad. Ma ei taha kolleegide kapsaaeda kive visata. Või näiteks meie muistendite andmebaasi, kus tegelikult ei ole võimalik otsisõna järgi otsida. Sul on digiteeritud terve pinu tekste, nad on üleval, aga kui sa tahad midagi leida, sa sealt mitte midagi ei leia. Aga ma ei lähe teiste valda. Samas kaardi andmebaasidega, mis puudutab näiteks pühapaikasid, on see, et isegi kui me paneme Maa-ameti kaardirakenduse teeme, siis on niimoodi, et kui seal inimene vahendub ja ta ei uuenda ja arvutiprogrammid muutuvad, siis kaardi vaatamine võib tehniliselt osutuda keerulisemaks ja ilusast kaardist vaatab mingi ajahetkel sulle vastu tõeline see samunegi. Aga suur tänu. Aitäh! Aitäh veel kord ja olge tublid! Tõstan 30 sentimeetrit, veel kord Marju ära, mine palun ära. Tõstan mikrofoni enda kõrgustesse, aga ma ütlen siit eemalt seda siis, et aitäh. Ja ikka, aitäh Marjule, väikese kingituse anname kaasa ja siis ühe
Tähelepanu, järgmised letkonid, olge valmis selleks, et vaesed Tartusse sõitjad, kes suurte kottidega tagasi lähevad. Ja siis, kuna Marjul oli hiljuti sünnipäev, siis ta saab endale mälestuseks ühe suurepärase helisalvestise, mis on sama unikaalne nagu Marju ise meie kultuuriruumis. Nii et aitäh! Kummardan maania, olen ära ütlemata sügavalt ära liigutatud ja olge hea, saatke mulle siis See Ekspress. raamat aitab kummardada maani. Et suures sundteisaldamise hirmus jäi Marju suurepäraselt palutud aega ja nüüd on meil siis võimalus kutsuda ettekannet pidama hea kolleeg Muinsuskaitseametist Linda Lainvoo, kellel on kirju kultuuripärandi taust, mis on suurepärane kombinatsioon kunsti ajaloost ja ka religioonist, et ta on oma õpingutel läinud religioossusest kaugemale kui enamus meie ateistlikus riigis olevaid inimesi, aga see on töös väga suureks abiks ja siis palun annan sõna kirglikule riigiametnikule. Nii, ma olen jälle natuke lühem kui Viljar. Tere kõigile. Ma pean vist vaatan, kas ma saan hakkama selle ettepanemisega siia. Appi. Kas keegi, äkki härra moderaator oskab mind aidata? Nii, ma vist juba, ma sain hakkama ise. Just, ma küll ei saanud sellest religiooni vihjest aru, täiesti harilik, igav luterliku taustaga inimene, aga see selleks. Mulle väga meeldis, Marju, aitäh. Mul tekkis nii palju mõtteid, oleksin ma enne seda kuulnud, ma oleks veel nagu teistmoodi teinud enda ettekande. Ja mulle nii meeldis see, et Marjult, aitäh, et Marju ka kasutas Jaan Latiku tsitaati just ka siin lõpetuseks, sellepärast, et mulle kohe tuli meelde see, kuidas mu ema alati, kui ma tegelikult siiani ta teeb seda, aga et alati, kui ma saan millegagi hakkama, millega ta võib-olla ülemäära rahul ei ole, siis ta ütleb mulle, nojah, ma annan sulle Jaan Latiku nimelise pappaauraha. Et ühesõnaga, ja oma emast ma räägin siin tänases ettekandes veel, nii et seetõttu igatepidi väga, väga hea. Aitäh, Marju. Päritud pärandi kujundajad. Ma pean tunnistama, et ma olin veidike kimpus sellega, et mida teile täna siin rääkida, mu suur lugupidamine konservaatorite vastu ja suur imetlus konservaatorite vastu, ma loodan, et on paljudele teist juba tuttav ja seetõttu ma tihti küsin endalt, et mida on mul teile rääkida. Aga võib-olla see tänane ettekanne ongi võimalus veidikene avada neid tagamaid selles osas, et mida meie ametnikena teeme, miks me vahel oleme nii tüütud, need kohutavad aruanded, jumal küll, need õudsed kooskõlastused, et miks me seda teeme ja veidi ka võib-olla rääkida sellest, kuidas me ühiselt pärandit loome, pärandit hoiame, pärandit kaitseme. Ja ma väga suuresti just selleks, et rääkida pärandiloome protsessidest, tuginen Kurmo Konsa artiklile Kuidas tekib pärand, pärandiloome protsess kultuuri- ja looduspärandi näitel. See on ilmunud ajaloolises ajakirjas eelmisel aastal. Kui te ei ole seda veel lugenud, ma usun, et enamik teist on, aga kes ei ole, siis ma tohutult soovitan Kurmo Konsalikult võluv tekst, väga huvitav ja ma arvan, et tegelikult meie töös on hästi mõistlik aeg-ajalt neid oma tööprotsesse enda jaoks lahti mõtestada. Aga jah, tõesti siis tegelikult meie kõigi jaoks, pärandihoidjate jaoks see keskne küsimus, et mida me väärtuslikuks peame. Ja põhimõtteliselt see ongi see selline kõige kesksem küsimus, mille erinevaid kihistusi me saame kuidagi lahti hakata harutama.
ja tegelikult nii nagu Gonza ka ütleb, et kogu pärandi temaatika keskmeks ongi just väärtuste mõiste. Ja siis seesama küsimus, et mida me peame väärtuslikuks. Kas selleks on näiteks materiaalne substants või hoopiski välimus, kui me siin konserveerimise kontekstis räägime, et ilmselt teie ei ole ka mitte just vähekordi kuulnud seda lauset, et okei, vana asi küll, aga ma tahan, et see oleks nagu uus. Meie muinsuskaitsjatena kuuleme seda kogu aeg, aga miks te ei lase meil teha seda selliseks, et see oleks nagu uus? Me tahame, et see oleks nagu uus. Ja siis, aga samal ajal et ikkagi nagu vana ka ja no ühesõnaga selline segadust tekitatav. Või on see väärtus näiteks kasutusväärtus? Et enamasti ajalooliste esemete puhul tegelikult kõiki neid kolme, kas siis substantsi säilimine, kasutusväärtus või see, et oleks nagu uus ja hästi ilus jutumärkides või ilma, seda kolme kõike ei saa ja tegelikult meie ja teie otsime ju alati seda mingisugust keskteed, mingit sellist ühispunkti leppimist nende punktide vahel. Ja jätkates sellega, et pärand on midagi, mida me peame väärtuslikuks, siis tõesti Gonza toob välja kaks väga sellist keskset mõistet. Ta räägib pärandi objektide puhul seesmisest väärtusest või siis omistatud väärtusest. Ja põhimõtteliselt igasugune pärandi haldamine, ennekõike siis ametnikena, aga tegelikult ju ka kõikide muude pärandiga seotud inimeste puhul, eeldab selle väärtuse määratlemist ja esitamist. Pärandi väärtuste küsimusele võib tegelikult just nimelt läheneda siis kahel põhimõtteliselt erineval viisil. Esiteks me võime tunnistada pärandi sellist unikaalset seesmist tõelist väärtust, mis on objektidel ja nähtustel tõesti ainuüksi tänu sellele, et nad on olemas, objektid kui sellised. Ja see on see lähenemine, mis pärineb siis sealt 19. sajandist sellise pärandipoliitika, ütleme siis algusaegadest mingis mõttes, tänase poliitika mõttes, ja mil see siis kehtestas just nimelt mingit sellist rahvuse minevikust pärit tõelise sisemise loomuse otsimise loogikat. Ja teise käsitluse järgi on siis pärandile omased väärtused omistatud ja inimeste endi poolt omistatud. Ja sellega seoses siis lähtuvad nad just nimelt objektide sotsiaalsest ajaloolisest kontekstist. See on selline sotsiaalkonstruktivistlik lähenemine, aga just öeldes siis seda, et pärandil endal puuduvad mingisugused essentsiaalsed ainult temale endale, ainult temast endast sõltuvad väärtused ja tähendused. Ja nende kahe äärmuse vahel tegelikult on minu meelest üks selline hästi mõistlik liitekoht. Prantsuse antropoloog Jean Davillon on toonud sisse sellise mõõduka relativismi või siis antropoloogilise vaatepunkti, mille kohaselt ma siin tsiteerin, ühiskondades, kus esineb pärandi kategooria, mis loomulikult ei ole omane kõikidele ühiskondadele, on pärand institutsionaalse iseloomuga ja seega on pärandina käsitletav samuti sotsiaalne konstrukt. Ehk siis, kui meil juba on miski institutsionaalne, siis ta paratamatult on vähemasti mingi piirini konstrueeritud. Aga ma arvan, et me kõik küsime endalt aeg-ajalt, et miks see on oluline, mida me teeme. Ja just vähemasti meie kontekstis, eriti siin 1990. aastate teisel poolel hakati üha enam rõhutama pärandi osa ja rolli ühiskonna toimimises. Ja tegelikult see on selline käsitlus, mis rõhutabki antud ajahetkel toimuvat pärandiloomet. Konkreetsed objektid ja nähtused, milles avalduvad pärandile omased väärtused, on selles kontekstis teisejärgulise väärtusega või tähendusega. Ja selles raamistikus on põhirõhk kandunud just nimelt pärandi sisult
või struktuurilt siis pärandile kui protsessile, pärandi loomine, hoidmine, haldamine ja nii edasi. Ja kui nüüd keskenduda korraks sellele protsessile, siis tulebki endalt küsida, et kuidas pärand saab pärandiks. Ja kui vaadata seda sotsiaalkonstruktivistlikku pärandiloome käsitlust, siis see ütlebki, et pärandi määratlemine sõltub ajaloolisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest kontekstist ning, mis pole mitte vähem oluline, ka poliitilisest süsteemist. Objektid, nähtused, paikkonnad ja inimesed ei muutu pärandiks enne, kui inimesed neid sellisena tunnistavad. Seega lähtub pärand alati käesoleva aja inimeste soovidest ja ühiskonna vajadustest. Pärand on midagi sellist, mida inimesed teevad. Seega ongi seda parem nimetada pärandiprotsessiks. Ja pärandi loomise aspekti rõhutamine säilitamise asemel asetab tegelikult tähelepanu käesoleva hetke tegevustele, tuues siis selgelt esile, et mitte ainult minevikus loodu ei või olla pärandiks, vaid ka, et meie praegune põlvkond, meie kõik loome seda. Ja muuhulgas just retrospektiivselt vaadates tagasi olemasolevale juba ametlikult pärandiks tunnistatud pärandile, siis ka seda materjali me mõjutame tegelikult sellega, milliseid tegevusi me nõuame, milliseid tegevusi me toetame, milliseid töövõtteid me kasutame, mida me lubame, mida me keelame ja nii edasi. Ja seda pärandiprotsessi võib siis kontseptuaalsel tasandil ette kujutada järgmiselt, et objektidel on alati mingisugused väärtused ja kui hakatakse pärandit määratlema, siis vaadatakse nii nende objektide hulgas ringi, millel juba on need sobivad väärtused, kui siis ka hakatakse teatud objektidele mingisuguseid väärtusi omistama. Ja objektid, mis siis pärandiks välja valitakse, neil ei pea tingimata olema alati mingeid spetsiifilisi omadusi või tunnuseid, aga väga sageli on nad mõnes objektis või aspektis teistest asjadest erinevad. Kas siis oma näiteks vanuse, materjali, esinemissageduse või mõne muu füüsilise tunnuse poolest. Ja enamiku pärandiobjektide korral ei tule nende pärandiks saamine mitte kuidagi nende iseloomulikust füüsilisest omadusest, vaid pärandi loomise protsessis osalemine muudab objektide nähtused eriliseks. Tõstab need nii-öelda pärandi staatusesse. Meie tõstame objektid pärandi staatusesse, nähtused ja nii edasi. Pärandi loomise protsess ise kinnitab pärandi ideed ja pärandi sellist ühiskondlikku olulisust, et selles mõttes on pärand nagu mingi piirini justkui selline iseendale viitav nähtus. Ja pärandi loomine loomulikult on ka alati valik. Minevikust ja ka olevikust valitakse välja ja interpreteeritakse teatud kultuurilisi nähtusi, osa heidetakse kõrvale, osa ei panda selles kontekstis üldse tähelegi ja selle tõttu võib öelda, et pärand on alati poliitiline. Alati tehakse teatud valik ja see valik tehakse kellegi huvides. Kellelgi on võim valida ideid, väärtusi ja teadmisi, mis väljendavad siis selles pärandi käsitluses, pärandi diskursuses, pärandi narratiivides. Ja kuna pärandi loomine toimub antud ajahetkel, siis arvestatakse paratamatult kaasaja olukorda ja vajadusi. Pärand luuakse õigustamaks kaasaja kindlat interpretatsiooni ja tuleviku perspektiivi. Pärandi loomisel peetakse kas teadlikult või ebateadlikult alati silmas teatud eesmärke. Ja kui me vaatame praegu riiklikult kaitstavat pärandit, siis see on suurel määral omakorda pärand, mis kõneleb ajast, mil objektid kaitse alla võeti. Suuremat osa nimekirjadest, millega me täna töötame, ei ole me ju ise loonud, aga nagu ma ütlesin, me loome igapäevaselt seda, mida ja kuidas me selles olemasolevas nimekirjas käsitleme, mida lubame, mida keelame. Ja loomulikult ka seda, mida me jooksvalt uute objektidena kaitse alla võtame, aga ka seda, mida me soovime nimekirjadest välja arvata. Mis on iseenesest eraldi õiguslik probleem ja kõneleb ka sellest poliitilisuse aspektist, ehk siis valdav osa õigusakte, mis tegelevad pärandiga, olgu selleks siis näiteks muinsuskaitseseadus või muuseumiseadus, on
väga suures raamistikus olnud sellised, kust väljaarvamise võimalus kui selline on pigem problemaatiline, pehmelt öeldes. Aga ikkagi, miks me üldse midagi säilitame, miks konservaator teeb oma tööd, miks muinsuskaitsja teeb oma tööd? Ma mõtlen selle peale väga sageli ja ma loodan, et mitte sellepärast, et me midagi muud teha ei oska. Konsa räägib objekti väärtuste ja inimese kesksest pärandiloomest, ehk siis, et 3 sellist erinevat pärandiloomeviisi. Ja tegemist ei ole kindlasti mingisuguses ajaloolises või ajalises järjestuses olevate käsitlustega, mis tingimata üksteist välistavad, kuigi on olemas teatud selline ajaliste eelistuste rivistus, aga lähtuvalt kontekstist kasutatakse siis kõiki objekti, väärtuste ja inimese keskset pärandiloomet tänase päevani. Ja see, millist käsitlust eelistada, sõltub suuresti sellest, millist tulemust soovitatakse saavutada. Objektikeskse käsitlusviisi korral luuakse pärand teatud objekti hulga piiritlemise teel. Sellest sai enne ka korraks räägitud. Ja selline käsitlusviis on pärandi käsitluste hulgas kindlasti kõige esmane, kõige vanem. Juba tegelikult kuskil 19. sajand me räägime niisugusest poliitilisest raamistikust, aga juba oluliselt varemalt ka 17-18 sajand toimub ju pärandi määratlemine teatud objekti loendite koostamise teel. Ja kui vaadata sellise pärandi käsitluse ajaloolist arengut, siis torkab kohe silma tegelikult üks huvitav joon, mis siis on pärandi hulka loetavate objektide nähtuste ringi pidev aktiivne laienemine. Ja see muutus on eriti ulatuslik 20. sajandi teisel poolel. Pärandi piiride laienemise ja objektide hulga kasvuga kaasneb paratamatult ka igasuguse riigipoolse kontrolli suurenemine ja pärandihalduse bürokratiseerumine. Iseloomulik joon sellise pärandikäsitluse korral on pärandi pidamine ajaloolist-sotsiaalsest kontekstist sõltumatuks nähtuseks, mis kannab teatud universaalseid väärtusi. Näiteks väljendub see asjaolus, et just nimelt seesama, et kord juba pärandiks loodu või arvatu jääbki põhimõtteliselt alati selliseks või vähemalt see on see idee. Ja see objektide ja nähtuste väljaarvamine mingist pärandi nimistust on tõesti haruldane juhus, mitte siis ainult siseriiklikul, vaid ka tõesti rahvusvahelisel tasandil. Et põhimõtteliselt, kui me vaatame mingit objekti ja seda nimekirja, siis meie tänane nimekiri on ka väga suuresti tegelikult selline objektipõhine. Aga väärtuste keskne pärandiloome tugineb sellele, et pärandiks peetakse objekte või nähtuseid alles siis, kui neil on omistatud teatud väärtused. Need väärtused võivad olla ajaloolised, teaduslikud, esteetilised, kunstilised, sotsiaalsed või mõned muud. Jällegi, näide sellest, et kuidas me kombineerime neid väärtuste kategooriaid, et ajas täna meilt küsitakse kogu aeg, mis on mingisuguse nähtuse või mõne mälestise tunnus, mis on see väärtus, millele ta vastab ja just seesama meie enda loogika ka, et me jagame objektid siis ajaloo, kunsti ja nii edasi kategooriate järgi. Ja väärtusi omistavad objektidele ja nähtustele tegelikult ikkagi taaskord ainult inimesed. Seega kajastab pärand mingil ajahetkel kindlatel ühiskonna tasanditel domineerivaid väärtusi. Üks ja seesama objekt võib kanda ka tegelikult erinevaid väärtusi, sõltuvalt ajahetkest või siis väärtuse omistajast. Meie nimekirjade näitel suurepärane on see, et meil on mitmetel objektidel mitu erinevat mälestist, näiteks mälestise liiki, et näiteks Estonia teater on nii ehitismälestis kui ka ajaloomälestis, Russalka on nii kunstimälestis kui ajaloomälestis ja nii edasi. Ja väärtused ei ole tegelikult ju objektile seesmiselt omased. Need kujunevad just nimelt selle sama pärandiprotsessi käigus ning sõltuvadki kontekstist. Nii et igasugused väärtuste kindlaks määramised on alati ebatäielikud ja osalised, sest nad on piiratud igasuguse kas ajalise, ressursside, määrajate, oskuste, teadmiste ja kõige sellise poolt. Aga mis siis ikkagi on laiemalt pärandi säilitamise eesmärk?
Lühidalt öelduna tuleb pärandi loomist enam seostada kaasaja inimestega, kes annavad objektidele nende tähendused või millegi muuga. Ja just nimelt rõhutatult need on praeguse aja inimesed. Mineviku inimesed on surnud, nende käest me suurt midagi enam välja ei pigista. Ja tuleviku inimeste kohta on meil võimalik veel vähem midagi öelda kui nende mineviku inimeste kohta. Nii et jäävadki alles ainult need tänased kaasaja inimesed meie teiega. Ja uut lähenemist, mis seabki siis kogu protsessi keskmesse, inimese tuntaksegi siis inimese keskse pärandi määratlemisena. Tähelepanu nihkub sellele, kuidas pärandi loomisprotsess ja selle tulemus mõjutab inimest. Keskne on mitte enam materiaalne objekt kui väärtuste kandja, vaid kogukond, kes need väärtused objektile omistab. Pärandi loomisel ei määratleta mitte materiaalset objekti, ka mitte materiaalset objekti, millel on väärtused, vaid sotsiaalseid võrgustikke, mis ühendavad tähenduste ja väärtuste objekte inimeste ja ühiskondadega. Nii nagu minevik on ka pärand midagi sellist, mida inimesed pidevalt ümber kujundavad ja loovad. Tegemist on käsitlusega, mis rõhutab antud ajahetkel toimuvat pärandiloomet ja selles raamistikus on põhirõhk kandunud pärandi sisult või struktuurilt pärandile kui tegevusele, kui protsessile. Pärand on aktiivne protsess, mille kaudu inimene tajub ja mõistab ning kujundab enda maailma. Ehk siis küsimuse koht, kas me peaksime hoidma ja taastama pärandit viisil, mis on kõige sobivam selle kasutajale? Mingi piirini ilmselt tõesti. Sellele inimesele, kes on täna selle pärandi hoidja ja kandja, tegelikult ju meil mingit universaalset seisukohta selles küsimuses ei ole. Ja iga kord otsuseid langetades me püüame leida mingisugust keskteed kasutatavuse ja hoidmise vahel. Kuidas siis pakkuda sellist lahendust, mis oleks ilus, aga samas ka pärandi ekspertide hinnangul pärandit austav, seda siis selgelt materiaalset substantsi austav, millest asi tehtud on näiteks. Et see kõik on väga, väga suhteline ja olgem ausad, isegi meie lähiregioonis me leiame ju täiesti totaalselt erinevaid käsitlusi. Leedus ehitatakse terveid losse üles pärandi vihmavarju all, midagi, mida me täna Eestis... Ma veel arvasin umbes 2 päeva tagasi, et peame ikkagi nagu suhteliselt võimatuks, aga siis ma kuulsin uudist Oru lossi ülesehitamise mõtte kohta ja siis ma nagu mõtlesin, köhin ja võtan tagasi selle väljaütlemise. Et ühesõnaga, aga just nimelt, et see näitab sükest teatavat mingit kognitiivset dissonantsi ka, et see arusaam pärandist just kui nagu mingi substantsi hoidmine ja ikkagi see vaimne pool, et see teema on väga kompleksne ja keeruline. Ja olgem ausad, mis iganes linnaruumi aruteludes me kohtame ju neid samu küsimusi, ehk siis jutumärke lubage mulle, tavalisele inimesele ju enamasti meeldivad ilusad vanaaegse välimusega majad. Aga millegipärast me ei kanna neid ilusaid vanaaegseid riideid. Kuulge, Marie Antoniette nägi võrratu välja, millegipärast ma ei taha seda seelikut endale selga ajada. Et see mõttelaad mingites kohtades, see sama, millest ka Marju rääkis, et teatud punktini, et kui see mind ei puuduta, kuidas see mind puudutab, ühesõnaga, et kõik need küsimused tulevad siin mängu. Ja mida me täna oleme Eestis püüdnud teha niisugusel ametlikul tasandil ongi see, et me oleme püüelnud teatud mõttes sellise aususe poole, loetavuse poole. See on olnud valik ja me teeme tegelikult seda valikut iga päev. See, et vana ja uus peab olema eristatav, et me oleme selles materjalis ausad, mida me pärandina näitame ja käsitleme. Aga kui me küsime endalt, et kelle pärandit me kaitseme, siis me peame vaatlema pärandi erinevaid tasandeid. Ja Konsa toobki siis välja mitmed erinevad aspektid sellises pärandiloome analüüsis, ja ütleb, et pärandidiskursuse kehtestamiseks peab kehtestajatel olema selleks piisavalt võimu, eks ole. See sama poliitiline küsimus. Isikliku pärandi korral on see võim seotud konkreetse indiviidi ja perekonnaga, konkreetse kogukonnaga ja nii edasi. Iga selline kogukond ise moodustabki juba osa kultuuripärandist ja selliste kogukondade pärand on väga tihedalt seotud kindlate traditsioonide, kommete, rituaalide, tegevusviisidega,
mis on omased just sellele konkreetsele grupile. Noh, kui me mõtleme oma mingit ühist grupiidentiteeti, ma kaon ka varsti nagu Gabriel, siis põhimõtteliselt laulupidu näiteks. Aga grupid ise peavad neid traditsioone oma püsimise seisukohalt ülioluliseks. Ja see on alus siis grupiidentiteedi säilimisele. Aga põhimõtteliselt see pärand luuakse igapäevaste protsesside käigus aina uuesti ja uuesti. Ja põhimõtteliselt, kui me täna räägime sellest, kuidas me pärandit määratleme mingisugusel üldisel kõrgemal tasandil, siis kindlasti üks, millele tuginetakse, on teadus, eksperdid, ekspertsus, igasugused, kas need on humanitaarid, reaalid, aga igal juhul, kui mõni ekspert või teadlane on andnud kommentaari, et see on nüüd väärtuslik ja seega me peaksime sellest juhinduma, et see on see keskne käsitlus, millele me täna väga tugevalt tuginema. Ja mingis mõttes, kui vaadata Eestis selliseid täna toimivaid pärandiprotsesse, siis tegelikult on huvitav näha, kuidas järjest enam me liigume sellest väga objektikesksest, et tõesti, kui me neid ajaloolisi nimekirja vaatame, järjest enam sellistele ka väärtusi ja mingisugust üldisemat raamistust käsitlevate nimekirjade poole. Et võib-olla üks hea näide sellest ongi seesama 20. sajandi arhitektuuriprojekt, millega Konsa just näitena välja toob ja mis tõesti sobitub sellesse konteksti hästi, sellepärast et see on temaatika, mis võib-olla on julgetud võtta käsitlusele ja puudutada temaatikat, mis väga suure hulga inimeste arvates tegelikult, just avalikkuse arvates tegelikult ei ole väärtuslik. Et seesama linnahalli näide, mis siin alguses kõlas, eks ole, et miks te seda betoonrisu kaitsete, isegi arhitekt ei taha seda kaitsta, umbes, et see kõik on nii mõttetu. Ja tõesti see mingisugune nagu veider arusaam või võib-olla ka just see isikliku kogemuse aspekt seal, see nõukogude taak, mis ikka veel ei ole väga paljusid inimesi lahti lasknud, et teine näide minu emast, ta vihkab südamest ja kirglikult pruune sektsioonkappe. Et ühesõnaga, et see kõneleb sellest meie isiklikust kogemusest, mis kujundab meie suhtumist sellesse päritusse ja pärandisse. Ja kui me nüüd hästi kiiresti räägime konservaatori ja ametniku suhtest, siis tõesti ma olen püüdnud lahti mõtestada ka seda, et mis on see suhe siis konservaatoril ja ametnikul, milline on ametniku võib-olla kohustus ka konservaatori ees ja ühe kohustusena, mida ma olen enda jaoks selgeks teinud, on see, et ametniku ülesanne on muu hulgas seletada näiteks avalikkusele, sellele tellijale, kes peab ka täitma kõiki neid erinevaid meie poolt kohustatud loataotlusi ja saama, et kas ikka need kooskõlastused on olemas ja nii edasi, et siis ma arvan, et ametniku puhul on üks oluline roll see, et me peame selgitama näiteks seda, miks konserveerimistöö on niivõrd kallis. Mida see tähendab, et tihtipeale on nagu see, et aga siin umbes, et need materjalid ei maksa ju mitte midagi, aga teil on professionaal, kes teeb pikki tunde tööd oma peaga ja oma kätega, aga ennekõike oma peaga, et ma arvan, et see on üks väga oluline osa, mida ametnik peab tegema, selgitamaks avalikkusele seda, mis on konservaatori töö. Ja mingis mõttes on konservaator just nimelt see tõlkija, kes tõlgib selle vana, võib-olla koleda, justkui tavavaataja silmale koleda asja selliseks mõistetavaks, ilusaks, seda transformatsiooni oleme me ju kõik oma töös näinud. Ja viimane mõte, mis mul sellega seoses tekkis, oli see, et võib-olla me peaksime järjest enam hakkama kaasama konservaatoreid ka uute nimekirjade koostamisele. Ehk siis, kui me juba midagi kaitse alla võtame, siis võiks esimeses järjekorras arutada ka seda, et aga kuidas me seda kõige edukamalt pikas perspektiivis säilitama hakkame. See on lühidalt see, mida ma tahtsin öelda ja ma olen taaskord äärmiselt tänulik, et olete mind siia kutsunud ja ütlen teile aitäh ka kirjalikult. Aitäh! Suur aitäh Lindale, raske raamat sulle ka. Aga nüüd küsimusi ka Lindale, ma enne küsimust kommenteerin, see minu lause sinu ja religiooni suhtes, ma ei tembeldanud sind süvausklikuks, aga see on juba oluline aspekt sellest kohast, et sa mitte
selle teadmise raames sa saad mitte ainult hinnata religioosset kunsti, vaid sa loed sõnumit. Ja see on see põhitõde, mis sealt tuleb, et see on väga kuldne lisa. Aga kellel on küsimusi Lindale? Marike Laht tahab küsida. Ma pigem kommenteeriksin, see väga ilus ütlemine, et võib-olla peaks nende pärandinimekirjade ja asjade koostamisele kasutama ka konservaatorid. Tegelikult ütlen, et kui me räägime hoonete puhul ja miks mõned hooned kuidagi ei liigugi ju asjad edasi, ongi see asi korda teha, kuidas seda hoiad pärast. Et tegelikult see on ju see, mis tekitab selle põhiküsimuse, eks ole, kuidas me kasutame seda olemasolevat pärandit. See tegelikult ei ole ainult pärandi küsimus, et asi, mida me tihti kohtame või miks inimesed ütlevad, et umbes me ei taha kasutada ajaloolisi traditsioonilisi materjale, mida iganes, et on see, et me tahame kasutada hooldusvabasid materjale. Et ma ei tea, mida ma pean tegema selleks, et nagu teha see, et kuidas me saame seletada inimestele, et mis asi on hooldusvaba, et lõppkokkuvõttes, kui me ostame endale ka uue maja, siis see uus maja, uskuge mind, laguneb täpselt samast otsast nagu ringiga, et see on mingi mõttelaadi küsimus ka, aga samas me võitleme selles kontekstis, eks ju, ma ei tea, mingite aknatootjate, montaaživahutootjate, umbes kõigiga, sellepärast, et kõik ütlevad, et sa saate endale hooldusvaba asjad, ei pea eales enam midagi tegema. Aitäh, Linda. Siis pärandi kommentaariks veel nii palju, et see ilus näide, mis Linda tõi, et Poolas armastatakse hirmsasti losse üles ehitada, kui säilinud ainult üks vundamendikivi, et siis saab taastada maja koos mööbliga. Aga lihtsalt see, õnneks Eestis on meil selline valdav tendents, et säilita sellisena nagu leidsid. Aga Poola kaitseks ainult nii palju, et neil sõja järgselt lihtsalt nad hakkasid oma mälestust tagasi üles ehitama. Poola oli kirglikum minu sees ilmselt. Jah, Leedu lossid ja Poola lossid, nad on head naabrid, nad on eeskuju võtnud teineteisest. Aga veel kord aitäh, aplausi kohtu nüüd. Marika ammu ootas juba aplausi. Ja järgmisena tuleb meile ettekannet pidama siis Piret Pungas-Kohv, kes teda kirjeldavas tekstis mulle meeldis hirmsasti üks lause, et oma doktoritöö tõttu jõudis ta omadega sohu ja ei ole siiani tahtnud sealt ära tulla. Peaks küll saama, kui ma kohe kultuuripärand leidsin. Tere, ilusat hilissügist enne lõunat. Minu nimi on Piret Pungas-Kohv ja mina olen taustalt hoopis geograaf. Ja ka minu poolt suur ja südamlik tänu, et mind siia kutsusite, eelkõige Tiina Vint. Nii et ka mina räägin pärandist. Kui ma kuulasin Lindat ja Marjut, siis nii palju käis mu peas kogu aeg märksõnu läbi, ja õigus, mul on ju sarnased asjad, aga võib-olla siis natukene soisema nurga pealt. Ja mis puudutab nüüd seda sõnapaari teoreetilisemas võtmes, siis nagu säilimine ja säilitamine, siis need on need kaks, millele püüan eelkõige tähelepanu juhtida. Ja mis on selle kahe sõna taust minu jaoks? Ma arvan, et saingi oma bakalaureuse kraadi, kui sellega koos kingiti ülikooli lõpetajatele põhiseadus. Ja mõtlesin, et viimane hetk on see põhjalikult läbi lugeda. Ja minu tähelepanu köitis, õnneks kohe preambulis, mitte seal lõpus, on selline lause katke nagu rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Et kui ma mõtlen nagu erinevatele teistele dokumentidele, mis on seotud nii looduskaitsega kui ka pärandiga, siis sealt käib läbi märksõna säilitamine.
ja need kaks sõna jäid mu sisse heas mõttes keerlema ja pälvisid tähelepanu. Et siin on mul ka siis selle säilitamise näitena toodud juba ka eelnevalt nimetatud kultuuri- ja looduspärandi kaitsekonventsioon, kus on ka eelkõige oluline siis säilitada. Ja kuna ma nagu ütlesin ka, et ma olen geograaf, siis ja kuulates küll 2 eelnevat ettekannet, siis nende mõistete tähendusväli kattub väga palju sellega, kuidas ka mina neid põhimõisteid näen, aga igaks juhuks ma siis räägin ka need põgusalt enda poolt läbi. Minule selline omane ja armas sõna on maastik ja minu jaoks on ta selline Mark Antropi määratluse kaudu, ta on dünaamiline ehk ta muutub, ta on tunnetatav ja ta on holistlik. See tähendab siis seda, et tervik on rohkem kui üksikute osade summa. Ja selle maastiku sisse ühe osana, väga olulise osana mahub pärand. Ja seda pärandit kogen mina samamoodi protsessina, et ta ei ole enam üksikud esemed, vaid see, mis ajahetkel, kuidas me mingisugusele kas nähtusele, objektile me anname pärandi staatuse. Ma olen enda jaoks seda protsessi näidet või mõistet ja määratlust on kasutanud ka Laura Jane Smith, kellele ka Kurmo Konsa oma raamatus korduvalt viitas. Ja selle, mul mõte jooksis natukene kokku, aga kohe läheb kõik hästi. Ja seda pärandit saab, nagu ka eelnevates ettekannetes öeldud, liigitada siis õige mitut moodi ja see liigitus on ka samamoodi kokkuleppeline. Ta võib olla nii aineline kui vaimne ja selle piir on seal vahel nagu kaunis õhuke. Kui nüüd seda pärandit vaadata liikide väliselt, ehk et võtame kas või mis tahes ühe objekti, siis sellele eelkõige ainelisele pärandile me saame omistada mingisuguse vormi, mingi funktsiooni ja sellel pärandil on alati mingisugune kontekst. Ja nüüd me võiks hakata seda pärandit lahkama just selles protsessi võtmes, milleks on säilitamine ja säilimine. Mida need kaks minu jaoks tähendavad? Säilimine on minu jaoks selline iseenesest toimiv seaduste ja väliste mõjutuste vaba. Säilimine, lihtsalt, iseeneslikult. Säilitamine tähendab seda, et keegi on mõelnud, et me peame nüüd mingisugust pärandit kuidagi hoidma, me peame selleks midagi tegema. See tähendab seda, et kohe on selle juures siis mingisugused välised mõjutegurid. Ja kas neid 2 asja läheb vaja? Ma vastaks nagu karupoeg et kas mett või kondenspiima ja vastus on, et mõlemat. Aga et mitte neid ahnepäitsuna, siis ütles, et saia pärast pole vaja muretseda. Ja nüüd me võtame siis, ma näitan teile sellist, kuidas ma ütleks, teoreetilist liivakasti, kuhu ma olen tõstnud need sõnad kokku. See võiks anda võimaluse lihtsalt mängida mis tahes igale ühele olulise või tähtsa pärandi objektiga. Ja ma olen jaotanud selle, toonud siia, eks ju, seesama aineline ja vaimne kultuuripärand, aineline ja vaimne looduspärand, mida need endast sisaldavad, sellest juba rääkis Marju, nii et ma ei hakka seda üle kordama, aga ma siis räägin sellest 3 veerust, kus ma ühte serva olen pannud selle säilimise variandi ja ma määratlen seda kui elamise kontseptsioonina, et mingisugune olustik meie ümber säilib lihtsalt nii,
nagu meie selle sees elame, ilma et me selle peale väga pingsalt mõtleks, me kasutame neid igapäeva objekte ja oma mõttelaadi ja oma väärtuseid täpselt nii, nagu nad on. Teine variant on siis säilimise ja säilitamise kombinatsioon, kus ma olen määratlenud seda kui elamuskontseptsioon ja me räägime kui pärandi tarbimisest, kus siis näiteks eelkõige seostuvad minu jaoks need kas turismitalud või ütleme pärandi müümine turismi eesmärgil. Kui tulevad külalised, siis nad tahavad ka võib-olla üritada lehma lüpsta turismitalus või kui proovida selga krinoliinseelikut, viidates siin Marie Antoinette'i tualetile, et muidu kogu aeg kanda ei tahaks, aga korra prooviks äkki selga, mis tunne on. Ja siis kolmas variant on see säilitamine, mille ma olen määratlenud kui vaatluskontseptsioonina. See tähendab seda, et on kehtestatud mingisugused reeglid, kas siis üldjuhul vormile, pärandi vormile, et teda ei tarbitaks liigselt, ei lõhutaks ära, et selles säiliks mingisuguses koguses infot, nii et ta mingil moel ära tuntab. Siia tabeli sisse ma olen need sõnad pannud, vorm, funktsioon või kontekst, sest iga pärandi puhul on see taust tõesti äärmiselt oluline, kuidas ja mingil hetkel me mingit pärandit tõlgendame. Ja kui ma nüüd räägin säilimise puhul, siis nagu näete, siin on lihtsalt üks selline terviklik tulp ja ma tunnetan sedasi, et säilimise puhul see nii-öelda isegi kunstlik tükeldamine on natuke keeruline, ja see holistlik sõna on tehtud siis osaliselt punaseks, osaliselt mustaks, et kas kõik või mitte midagi. Et kui üks osa hakkab selle säilimise juures kokku kukkuma, siis see kaardimajakene võibki, loodetavasti ei ole kaardimaja, aga võibki see mõttekäik laiali vajuda. Säilitamise puhul on roosas taustas siis eelkõige aineline ja kultuuri- ja looduspärand, kus on minu arvates oluline murekoht see ületarbimine, eriti tänapäevases kontekstis, kus inimestel on üha rohkem aega, see turismi küsimus on üha enam päevakorral ja küll ju saab lugeda neid Soojamaa saari, mis pannakse juba turistidele kinni või on, ütleme näiteks Soos on näha neid ATV jälgi, mis lõhuvad seda pinnast või siis need jutud, et Kakerdaja raba või Viru raba on nädalavahetusel suurema rahvatihedusega kui Raekoja plats. Nii et ja kindlasti te olete märganud ka seda, et erinevate kohalike omavalitsuste planeeringutes on kirjas, et turismi tuleb arendada ja et ikka rohkem ja rohkem, aga ma isiklikult arvan seda, et nüüd, kui mõeldakse välja mingisugune turismiobjekt ja tuntakse suurt muret, et kas inimesed ikka tulevad, siis tegelikult tuleks alati mõelda välja ka see maksimumkogus, kui palju sinna üldse inimesi võiks tulla nii, et see ümbrus ei kahjustuks ja peaks nagu jätkusuutlikuna vastu. Säilitamise puhul, kus siis tegemist on selle vaatluskontseptsiooniga, olen rõhutanud seda vormi tähtsust, mida eelkõige siis püütakse hoida ja samal ajal võib sattuda probleemistiku alla funktsioon. Et kui seesama kirjutusvahendki, et kui me ta paneme kuhugi muuseumisse näiteks klaasi alla, siis ei ole ju tema funktsioon enam kirjutada, vaid tema funktsioon on näidata ajalugu, et kunagi sai niimoodi ka kirjutada. Võib-olla mõne jaoks on olnud see just selline kirjutusvahend ideaalne, et hoida hoopis akent lahti. Aga see, ühesõnaga see funktsioon nagu muutub automaatselt, kui me hakkame seda vormi külmutama. Ja siin on mul selle tabeli kohal ka kell,
mitte ainult sellepärast, et ma selle tabelist nüüd lõpuks edasi läheks ja liiga pikalt pidama ei jääks, siis säilitamise juures on oluline ka see ajahetk, et noh, mis hetkel me tunneme, et nüüd on meil vaja hakata seda objekti säilitama. Ma julgen öelda, et see säilitamise küsimus tõuseb päevakorda siis, kui mingile pärandi objektile kõige omasem, see sisemine väärtus on ohus ja see tunnetatakse ära, siis see ongi see ajahetk, mil tekib tunne, et nüüd me peame tegelema selle säilitamisega. Siis on aineline ja looduspärand ja vaimne looduspärand. Võib küsida, et mis see vaimne looduspärand on. Minu jaoks on vaimne looduspärand see, et kuidas inimene mõistab end ümbritsevat keskkonda, kuidas ta seal soos käib niimoodi, et ta näeb, et see on heledam laik, see on seal ilmselt älves, sinna ei tasu astuda. Ja samal ajal ta teab ka seda, et nagu ta sinna soo lähedale läheb, siis ei ole seal miljardid sookolli, kes teda ära söövad. Et see ümbrusest teadlik olemine ja selle mõistmine või see, et ei minda kontskingadega laudteele, et võib olla kaunis ebamugav. Ja ka ainelise looduspärandi puhul me võime mõelda erinevaid loodusobjekte, mille puhul säilitatakse vorm ja see funktsioon on siin selles mõttes kollaselt märgitud, et see funktsioon võib olla eelkõige oluline inimesele, sest inimene omandab tähenduse sellele kivile või minu pärast haruldasele liivakivi paljandile, et sellel liivakivi paljandil või kivil on ilmselt suhteliselt ükskõik, kas ta on seal pärandi nimekirjas või ei ole. Aga see, kui nagu vorm säilib, siis tõenäolisus on päris suur, et inimeste teadlikkus sellest ka säilib. Muidugi, mul on nagu see küsimus nüüd erinevate nende pühapaikade puhul, et näiteks hiiekohad, kus on öeldud, et sealt ei tohi mitte midagi murda. Ja ma olen olnud natuke nagu dilemma ees, et mitte, et ma läheks sinna vikatiga niitma ja mitte, et ma olen paaris küll käinud ja järginud teadlikult ja püüdlikult kõiki reegleid, aga et kui inimesed seal näiteks üldse ei käigi, siis see kasvab nagu nii võssa, et ta võib-olla ei paista välja. Ja siis see inimese eemale tõmbamine võib nagu ka häirida või halvendada seda funktsiooni. Aga mis on tähtis, eks ju, et see inimene teab, kuidas seal käituda, nii et see pärand on hoitud, et see lugupidamine sellesse ka ainelisse looduspärandisse on äärmiselt tähtis. Siin üleval on üks foto, kus Gauja rahvuspargis üks Läti looduskaitsetöötaja näitas meile, kuidas älvest välja tulla, kui sinna kukkuda. Nii et selline elamuse kontseptsiooni kogemine siis looduskaitsealal. Ma loodan, et kui ta seda näiteks kõigile hakkaks näitama, siis sellest vaesest soost ei jääks seal palju alles. Ja nüüd me lähmegi omadega siis sohu. Minu küsimus, head kuulajad teile, olge head, andke palun käega märku, kes on viimase aasta jooksul käinud soos. No vaata, kus. Ja nüüd ma küsin veel, võite siis teise käega tõsta, et saate liigutada natuke. Andke palun käega märku, kes on käinud soos viimase aasta jooksul väljaspool laudteed. Nii, väga armas. Aitäh. Sellest ma kohe räägingi. Et ma tulen ka teie vastusse juurde nii-öelda tagasi ja seesama küsimus, mis see soo on? Ja selle vastusena ma ütleksin, et sõltub, kes küsib ja sõltub, kes vastab. Kui küsib mu käest geoloog, mis on soo, siis kui küsida geoloogi käest, mis on soo, siis tema vastab, et peab olema 30 sentimeetrit
turvast maa sees ja siis juba on soo. Kui küsida lihtsalt, mis see soo on ja inimene vastab, et tegemist on märja maaga, ongi märg. Kui küsida ökoloogi käest, mis soo on, siis ta ütleb, et vähemalt 30 sentimeetrit turvast, aga seda turvast peab ka juurde ladestuma. Nii et variante on nagu päris palju ja päris vale ei ole ju see, või õiged vastused on ju kõik. Ja palju neid soid siis on? Väga levinud on teadmine, et Eestis on 22% soid. Aga siin on nüüd see aga, et 2/3, issand jumal, mul on ainult 5 minutit aega, siis ma räägin ära nii palju, kui soid on ja siis ma kihutan edasi. Et on teada-tuntud fakt, et soid on ligi veerand, aga tegemist ei ole soodega, vaid need on turbaalad. Elusaid soid, ehk siis neid soid, kus turba kihti juurde ladestub ja mis ei ole kuivendatud, neid siis on circa 6% ja teist sama palju soometsi. Nüüd see vastus küsimusele, et kas raba on ka soo, on küll, et soo on üldine mõiste ja see arenguastmete järgi jaguneb madalsooks, siirdesooks ja kõrgsooks ehk rabaks. Rahvakeeli kasutatakse sageli mõisteid sood ja rabad, mis on siis vanem lähenemine, mõeldes, et sood siis madalsood ja raba ongi siis see kõrgsoo. Ma ei jõua nüüd rääkida soo kontekstist. Siin on mõned olulised ajaloolised hetked, aga 3 sõnaga siis möödunud sajandi alguses, kui möödunud sajandi alguseni oli soo selline liminaalne koht vastandliku tähendusväljaga, selle järel, kus käidki labida turvast kaevamas, marjul, jahil, nii edasi, siis sellele järgnes nii-öelda soo vastu võitlemise ja kultuuristamise periood ja siis muutus olukord ökoloogiliseks. Soid hakati kaitsma 70-ndast alates ja tänapäevaks on see arusaam soodest selline estetiseeritud, et soo on ilus, vaikne, rahulik, kus puhata linnas krussi läinud närve. Siis näiteks kontekstina veel, et küsimused, mida tänapäeval soode kohta palju küsitakse, on eelkõige seotud majandusliku või ökoloogilise taustaga. On see süsiniku sidumine kliimapoliitika kontekstis või palju turvast kasvab, palju turiste käib, kuivendatud soid, kuidas neid taastada ja nii edasi. Nüüd, mis on minu arvates põnevad faktid, et 2015. aasta seisuga on circa 70% Eesti soodest kaitse all ja kõikidest kaitsealadest on sood 11% circa. Nagu ma ütlesin, 2/3 on soodes kuivendatud, mille põhjustajaks on praeguseks ka siis kultuuripärand, need kraavid. Mis on huvitav, 2018 vabariigi sünnipäeva aegu tegi Postimees kõikide lugejate seas küsitluse, et mis on Eesti märk ja nii-öelda võitjaks tuligi rabad. Isegi härra Arvo Pärdist oli raba kõvem märk. Ja 70 aastat tagasi, 7 aasta jooksul on see siis kuivendatud. Ja soid tõlgendatakse sageli looduspärandina ja kõige üldisemas võtmes, aga kui seda sood nüüd lähemalt vaadata, siis saab jagada seda ka aineliseks looduspärandiks, mis on need soomaastiku omadused, et see soo on just selline, nagu ta on, et seda Euroopa kontekstis on väga vähe, et kuivendusmõjud on suured, siis see vaimne on see sooteadlikkus, aineline kultuuripärand ongi need samad taliteed, vaigutuslangud, siis kraavid, korilasrajad, turbaväljad. Ja vaimse kultuuripärandi puhul on erinevad lood, küll need virvatullukesed ja eksitajad ja siis erinevad raamatud. Siin on ka
näha andmebaas sood Eesti kultuuriloos. See oli põhjus, miks ma Marju käest küsisin, milline on hea andmebaas, et see on üks minu väikestest unistustest, mida ma tasapisi teostan, lugedes ilukirjandust, kus on juttu soodest. Ja Eesti Vabariik 100, nüüd sai 100 viidet täis, eesmärgiga, et kooliõpetajad saaks seda näiteks kasutada. Nüüd eripärad, mis mõjutavad säilimise ja säilitamise protsessi. Kuna ma ütlesin, et sood on suures osas kaitstud, siis erinevatel kaitsealadel, siis seal mõjutab kaitsealade reeglistik ja tegeletakse soode säilitamisega. Kuna on rajatud sinna sohu palju laudteid, siis inimestele sellega nagu neid meelitatakse sinna, et see algne soodest eemale tõrjumine peale kaitse alla võtmist on nüüd asendunud sohu kutsumisega, aga seda väga määratletud viisil ehk mööda laudteed liikumist. Soo ise on väga hea säilitaja, see oma füüsiliste omaduste poolest. Need on populaarne, ta on ökoloogiliselt väga oluline ja 21. sajandi see uus looduspärandi kiht, ehk siis me tegeleme soode taastamisega, et see tõmbab 20. sajandil kultuuripärandi kihile vee peale, sõna otseses mõttes. Aga seda kaitsealadel, mitte eramaadel, mida on oluline vast juurde rõhutada. Ja nüüd ma tahtsin siis viimase slaidina öelda, et kuidas selle soopärandiga siis on, et kas ta säilib või teda säilitatakse. Ja ma ütleksin, et valdavalt tegeletakse soode säilitamisega. Säilib soodest ehk näiteks koriluskombestik. Ja see oli ka küsimus, et kui palju teist näiteks käib väljaspool laudteed. Ja näete, kui populaarne on soo ka teie seas, et olete seal ju käinud. Ja näiteks see romantiline kuvand, mis tänapäeval on tekkinud, et sood on nii ilusad ja armsad ja toredad, see on alles viimase 20 aasta küsimus. Mul on siin üks ajalehe väljalõige, mida ma pärast söögi ajal võin mõnele huvilisele näidata, et kuidas siis üks vana proua kirjeldas oma tegeliku elu siis 50-60 aastat tagasi soos. Ja mis on näiteks oluline säilimise juures, on näiteks Soomaa kogukond, kes siis püüab integreerida nii seda sama haabiate tegemist ja nende kasutamist 5 aastaaeg käib ikka Aktuaalsest Kaamerast alati läbi oma teemaga, nii et Tudu triatlon Lääne-Virumaal, kõige vanem triatlon muide, 30. korda toimus, on äkki keegi teist osalenud? Ei paista noogutust. Üks käsi tõusis, kui tore. Ja niiviisi. Ühesõnaga, peaasjalikult soopärandid säilitatakse, korilus on see, mis vast säilib ja vajalik on nii looduslik kui kultuuripärane mitmekesisus ja vajalik on see, et omavahel suheldakse. Ma väga tänan teid. Entusiasmi on nii raske katkestada. Ma väga tänan ja ma väga vabandan. Ei pea vabandama entusiastliku ettekande eest, et kui kellelgi on mõni küsimus, et kui käsi tõuseb sama palju kui sooskäijate käsi, siis me läheme omadega rappa. Aga nüüd siis küsimusi ei ole. Mulle väga meeldis selles ettekandes see pisikene võrdlus säilitamine ja säilimine ja see sisuliselt saab paralleeli tõmmata sinna, mis vahe on museaalil ja mälestisel. Et see sihtotstarbe peatumine teeb mälestisest võimalikult museaali, et see on väga tore, et see igast soisest materjalist tuleb ka välja see üks, et me vahet ei ole, mis materjaliga me tegeleme, me vähemalt ühistel alustel tegutseme ja see on ainult hea kultuuripärandile, kas ta on siis aineline või kõikides oma teistes vormides. Et nüüd ma annaksin sõna Tiina Vindile sekundiks, kes juhendab meie seda vaba hetke ehk lõunapausi. Aga enne ma panen südamele, et kui, ma ei hakka kätt jälle küsima, et aga kui keegi on unustanud ennast kirja panna sinna registreerimise lehele, siis
enne näljast lõunapausi palun kohe seda teha.